No nii, teate, see nädalavahetus on ikka eriti eriline nädalavahetus, lihavõtted, eks ole. Mina veel lihavõttemune värvinud ei ole, ma ei tea, mis päeval, ma pole siiamaani päris täpselt tegelikult aru saanud, mis päeval mune tuleb värvida, kas siis reedel või pühapäeval. Aga me teeme täna midagi väga traditsioonilist, mitte traditsioonilisel meetodil. Ehk siis me teeme täna pašat, mis tegelikult ei ole küll Eesti nii-öelda lihavõtte magustoit, aga mis tegelikult on rohkem sihuke idapoolne ehk siis venepoolne. Aga kui ma ütlen päris ausalt, ma üritasin nagu inspiratsiooni saada ja vaadata neid retsepte, siis iga riik teeb täiesti erinevad pašad ja kõik nimetavad seda pašaks. Nii et ausalt öeldes ma ei tea, mis see reaalne paša on, aga mina teen sellest väga hea magustoidu, mis ma arvan teile kõigile meeldib ja mis on nii-öelda kõigile meeltmööda. Aga alustame kohe esimese asjana. Ma võtan siin nii-öelda lisandid, mis meil lähevad sisse ja ma panen nad kõik sõela sisse. Ma loputan nad lihtsalt kergelt ära. Ma teen seda esimese sammuna, sellepärast et ma tahan panna nad veel natukene ka nii-öelda likku. Et loputame nad ära ja panen nad korraks köögipaberi sisse ja võtan kogu selle üleliigse vee siit ära. Ja siis ma võtan ühe kausi ka. Ja kõigepealt ma lõikan aprikoosi väikesteks tükkideks. Ja ütleme niimoodi, et aprikoosiga ma käin natukene paremini ringi kui nende viinamarjadega lõpuks, kuivatatud viinamarjadega, ehk siis rosinatega, need ma lasen lihtsalt lõpuks noa alt läbi. Aga need ma lõikan ilusti ruudulisteks või kandilisteks tükkideks ja siis liigume sealt edasi. Et minul üldse tegelikult, mis mul pašaga seostub, on see, et mul tädi kunagi tegi, aga tema tegi seda minu meelest üldse selatiiniga. Et ma ei tea, kas ta üldse sinna muna sisse pani, mina teen munaga ja kuumutan seda, aga minu meelest tema tegi jah seda selatiiniga, et tema tegi seda natuke lihtsamat versiooni, et tädi Eli, kui sa mind vaatad, siis ma tervitan sind, see saade on sulle. Nii. Aga mitte päris nii, nagu sina seda tegid. Ja mis paša puhul on kõige parem on see, et sa saad alati kõik endale meelepäraseks teha, et näiteks kui sinule aprikoosid ei meeldi, pane siia ananassikuubikuid, mis iganes, ja kui sulle rosinad ei meeldi, pane jõhvikat, mis iganes, et kuivatatud köögiviljadesse võid panna siia suht palju seda, mida sa ise tegelikult tahad. Nii, ja nagu ma ütlesin, siis rosinatega ma nii hellalt ümber ei käi, rosinad ma lasen lihtsalt kergelt noa alt läbi. Ja miks me need paneme siis natukeseks ka likku on siis see, et nad imaksid natuke seda maitset endale mõnusalt sisse ja siis nad oleksid ja lõpuks see paša tuleks siis veel parem. Nii, ongi juba hakitud, siis ma panen nad kaussi ja aprikoositükid ka. Nii, kui nad on mul siia kaussi pandud, siis ma võtan kohe järgmisena ühe apelsini. Apelsini rullin. Kõik on hästi. Siis ma võtan ühe poti ja ma riivin peenikese riiviga selle apelsini koore siia sisse. Et ma annan natuke talle ka sellist idamaist hõngu, et ei ole päris selline tavaline, et muidugi ma ei ole nagu sellist autentset vene oma saanud, nii et ma ei tea, kas see on, kas võib-olla äkki keegi paneb sinna apelsini sisse. Et kindlasti nii palju, kui on tegijaid, nii palju on ka variante, et tee täpselt endale see sobivaks, aga ma arvan, kui sa teed täpselt seda minu retsepti järgi, siis ma olen siuke 95% kindel, et sulle meeldib see ka niimoodi. Siis ma panen siia selle apelsini
mahla sisse ja lisaks siis apelsinile ma panen ka siia natuke apelsinilikööri ehk siis Grand Marnier likööri, mis aitab natukene veel neid maitseid intensiivistada. Kui sa ei taha alkoholi panna, siis sa ei pea seda panema, aga minu jaoks on jällegi väga mõnus maitse nüanss, mida ta minu jaoks siia kogu sellele segule lisab. Väga hea. Nii, aga liigume siis edasi, nagu ma ütlesin, mina kasutan siis munadega meetodit, ehk siis ma panen siia 3 munakollast ja munakollaste puhul siis jällegi proovida võimalikult ära eraldada, et munavalged siia sisse ei tuleks ja munakollasega sa võid pärast ükskõik mida teha. Et valikuid ju, mida munavalgest teha on palju, munakollasega samamoodi, nii et raisku ei lähe sul mitte midagi, kasuta julgelt. Nii, ja kui meil on munakollane siia sisse pandud, siis paneme siia natukene ka vahukoort ja me teeme siis selle kogu magustoidu siis sellise keedukreemi baasil, et me kuumutame ta ära kuni kerge paksenemiseni ja siis saame edasi liikuda. Nii. Väga hea. Siis lisaks maitseks paneme ka siia kardemoni ja kardemoni puhul on siis jällegi see, et mulle meeldib see mõnus mekk, mida ta sellele lisaks annab sellele apelsinile, et sobivad väga hästi kokku. Nii, paneme siia natukene ka vanillikauna seemneid. Natukene, ma panen terve. Mis natukesest me räägime? Kui meil on siia vanillikauna seemned sisse pandud ja ka see vanillikaun, siis me paneme siia ka suhkrut ja suhkruga ei maksa jälle tagasi hoida, kõike kulub siia oma jagu, aga usu mind, siit tuleb päris palju ka portsjoneid, nii et sa ei pea kartma selle pärast, et äkki on palju. Ei ole, paras jagu. Nii, no paneme veel. Nii, väga hea. Ja siis ei ole midagi muud, kui läheb ta meil kuumutamisse. Ma segan ta enne veel korraks läbi, et munakollane ilusti seguneks vahukoorega ja sa näed, ta läheb mõnusalt juba kollaseks. Apelsinikoor ja lisaks siis ka see sama munakollane annab talle seda värvi. Kui ta on läbi segatud, siis ma panen ta tööle ja nüüd ta rahulikult natuke kuumeneb. Et jällegi, sa pead teda kuumutama nii kaua, kuni ta läheb kergelt paksemaks. Et ta ei tohi jääda vedelaks ja näiteks mille järgi sina võid proovida on näiteks see, et sa võtad puulusika, paned puulusika sisse ja kui puulusika see tagumine osa jääb selle sama kreemiga kokku, siis on kõik väga hästi, et ta ei tohi täitsa ära valguda sealt. Nii. Ta on meil sellisel madalamal kuumusel, ma panen natuke veel madalamaks igaks juhuks, et muna meil siin vahepeal ära ei küpseks enne, kui me oleme kreemi valmis saanud. Nii, ja samal ajal, kui meil see kreem siin küpseb, siis samal ajal me teeme ka algusega ülejäänud osaga. Selle jaoks me võtame toasooja või ja paneme ta ilusti mikserisse. Me paneme siia natukene ka soola. Ja paneme ta mikserisse ilusti segunema. Samal ajal jälle vaatame kreemi. Kõik on väga hästi, ilusti pakseneb. Ja toasooja võime paneme selle pärast, et see seguneb paremini kogu selle kreemi sisse ära. Nii, väga hea. Nüüd, kui ta on meil ilusti ära vahustatud, me võtame kohupiima. Ja kohupiima puhul on siis hea see, kui sa kasutad rasvast kohupiima. Mina kasutan nii rasvast, kui ma saan. Ma leidsin poest 15% kohupiima ja mida rasvasem ta on, seda kreemisem see lõpptulemus on. Nii et proovi kasutada natukene rasvasemat, kui sa muidu kasutaksid. Aga paneme ta siia sisse ja
läheb ta meil uuesti vahustama. Jällegi me vahustame ta nii palju ära, et need suuremad tükid väiksemaks vahustada. Nii. Kreem on meil vaikselt valmis saanud. Ma keeran ta välja ja nüüd me jätame ta lihtsalt siia jahtuma, et enam ta edasi meil ei küpseks. Kui sul on gaasipliit, siis on väga hea, alt kuumust ei tule, kõik on hästi. Nii. Jällegi vahepeal ma segan natukene teda, et see sama või ka, mis siia äärtesse kinni võib-olla jäi, siis see on ilusti ikka siin kreemi sees. Nii. Nii, ja siis praegu on meil juba see kreem valmis. Kui sa näed teda lähemalt, siis ta on siuke nagu kodujuust kergelt, võib-olla isegi, mis on nagu purustatud, aga siin ei ole nagu mitte midagi halba, kõik on väga hea, aga noh, maitsta seda veel ei tasu, sest siin ei olegi peale või ja kohupiima ja natuke soola midagi sees, on ju. Aga maitse tuleb meil kõik siit. Ja nüüd on siin see vanillikauna seemned sees, vanillikaun sees ja vanillikaunaga, mis ma teen, kuidas ma tavaliselt ta välja võtan, on see, et ma võtan sellest vanillikaunas kinni, eriti just, kui ma seda kreemi teen ja ma tõmban teda kausi või sellest potist eemale ja samal ajal sa näed, siit tuleb, jääb vispli alla, jääb siia siuke väike nõre ja tuleb kõik see siit välja ja siis see kõik tuleb siia samasse potti ja need on kõik need seemned, mis muidu sul võiksid ära kaduda. Nii. Väga hea. Nii, ja siis kui meil on see tehtud, siis ma panen miksri uuesti tööle ja ma valan ta vaikselt siia sisse. Nii. Ja nüüd sa näed, kui kreemiseks ta muutub. Väga hea. See kergelt soe kreem veel soojendab ka seda juustu, nii et see muutub eriti mõnusaks. Kaasan uuesti ääred siia. Ja vaadake, kui kreemine see on. Väga hea. Nii. Ja ongi põhimõtteliselt valmis, usud või ei. Nüüd kõik see, mis on siin mõnusalt seda maitset sisse imanud. Väga hea. Nii, ma võtan nüüd sõela ja siis sõelaga ma kõigepealt nõrutan kogu selle üleliigse vedeliku siit ära. Ja siis see kogu puuviljasegu läheb siia mõnusalt ka sisse ja mandlilaastud ka. Segame kergelt läbi, nii kaua, kuni kõik segunenud on. Ja usud või ei, aga me saamegi juba lõpetama hakata. Nii mõnus kreemine. Ja nüüd on see koht, kus see kõik läheb kahtlaseks. Nii, ma teen korraks selle kausi tühjaks. See on minu see nii-öelda pasha vorm. Aga kui sul pasha vormi ei ole, mina ei näe põhjust, et osta endale pasha vormi, kui sa teed pashat 1 kord aastas. Ehk siis kasuta lihtsalt sõela. Mina kasutan tavalist sõela, mis on mul kausi kohal ja ma panen ta samamoodi külmkappi. Aga oluline on ka see, et ta ei ole sul lihtsalt seal, vaid me kasutame marlit. Marli puhul on siis see, et ta takistab, et see sama ilus kreemine segu sul sealt välja ei voolaks. Voldin ta pooleks ja niimoodi, et siis see ülevolditud osa jääb siia keskel, et siia need lahtised narmad ei jää. Nii, paneme ta ilusti siia sõela põhja ja siis paneme kogu selle segu siia marli sisse. Ja see kauss on nüüd sellepärast all, et kuna siin on päris mõnusalt seda kreemi,
aga et see nii-öelda ei jääks mitte ainult kreemiks, vaid ta tarduks ära, on siin ka see või ja vahukoor, aga üleliigne vedelik tuleb siit kõik välja ja üleliigne vedelik nõrgubki sellesse kaussi, et vaata, et see kindlasti seda sõela mingi teise suurema sõelaga lihtsalt sinna kaussi või sinna külmkappi ei pane, muidu sul lõpuks on seal läbu külmkapis. Nii, nüüd on ta ilusti ära sõelutud. Ja nüüd tuli jubedam osa. Nüüd ma pean ootama 24 tundi. Okei, võib-olla 16 piisab ka. Nii, aga voldime selle siia peale. Vaikselt surud alla. Ja voldin järgmise osa. Et jällegi see ohupiim siit vahepeal välja ei hakkaks tulema. Jälle järgmise osa. Ja siis, kui ta on meil kinni kaetud, siis katame ta kinni. Ja väga hea. Ja nüüd ta läheb meil külmkappi. Pane siia kindlasti ka mingi raskus peale, et ta pressiks siia peale. Näiteks, ma ei tea, paar piimapakki või ma ei tea, näiteks hapukurki või mis iganes, et jällegi oleks see raskus, et ta suruks peale ja siis oleks hästi. Aga nüüd meil tuleb siuke 16 kuni 24 tundi oodata, aga ma ütlen ausalt, mida kauem sa ootad, seda parem see on. Nii et viime külmkappi. Uskumatu, aga teate, ööpäev on möödas ja saab lõpuks nagu nautima hakata seda mõnusat pašat, on ju. Et ma võtan selle kapist välja ja siis liigume edasi. Saime ta siit kapist välja. Võtame selle alus ära. Ma viskan selle kohe kraanikaussi. Siis mu klaasalus on siin. Saame ta panna klaasaluse peale ja see vedelik, mis siit tuli, selle ma viskan minema. Ja kõigepealt ma tõmban kohe siit alta lahti. Nüüd sa näed, siia prindib ilusti see muster peale. Näe, ma saan ühe tüki juba ära süüa. Okei, ma poleks pidanud veel sööma, aga nagu damn. See on nagu väga hea. Oh my god. Nii. Nüüd ma võtan selle siia ja tõstan peale. Nii, sõel pealt ära, marli pealt ära ja marlit sa ära viskama ei pea, seda sa saad korduv kasutada, pese ära ja saab uuesti samal ringil lasta. Ja tegelikult see serveerimine on täpselt nii, nagu sa ise tahad. See, mis tundub sinu jaoks hea, mis tundub sinu jaoks õige, see kõik sobib. Väga ilus. Ja nüüd kaunistad täpselt nii, nagu ise tahad. Ma panen siit natuke maasikaid. Lõikan need ära. Ja siis peenikesed maasikaviilud. Maasikad kindlasti murravad ka mõnusalt seda magusust, mis siin vahepeal tekkida on jõudnud. Paneme selle siia ilusti külgedele. Nii, natuke viilutame abrikoosi ka siia. Nii, ma panen natuke siia mandeid ka juba, kui ma mandeid sisse ka panin. Ja mis kõige parem on see, et kui siia need mandid maha kukuvad, siis mind see üldse ei häiri. Et oluline on see, et saaksin lõpuks seda lihtsalt süüa. Panen nagu meelega lausa siia seda robustsust ja seda. Nii, ja siis paneme natuke rohelist ka ikka, sellist värvinüanssi juurde. Aga kui me oleme lõpetanud, siis võiks seda nagu süüa ka, on ju.
Nii kreemine. Ja. Nagu see ei ole traditsiooniline nagu eestlaste jaoks väga, aga nagu peaks olema või nagu võiks olla nagu oh my god, mul saab otsa juba. Oh my god. See on nii kreemine, siis see apelsini koor, samas need leotatud marjad siin sees, see kardemon, vanilje ja muidugi ka suhkur on ju. No nii, ma võtan siis selle viimase ampsu ka ära ja mis ma ikka soovin? Ma soovin teile mõnusaid pühi, nautige, olge koos oma lähedastega ja noh, värvige paar muna ka on ju. Davaiks, tšau!